Päevalüliti. Lülitume teemasse. Äkki enesekindlus, näiteks laskmise puhul on äkki enesekindlus, et sa äkki kahtlema endas. Ma ei tea, ma tahaksin hakkama, üldse ei saa hakkama. Kõigi meeldib öelda, see on huumor. Kaitseväes on huumorit on vaja. Liigu! Kaks tundi tagasi ringutasime alles soojas voodis, aga nüüd oleme Võru Kuperjanovi jalaväepataljoniga metsas Nursipalu harjutusväljal. Ajateenijatel seisab ees eksam nimega Poolel teel seersandiks. Nagu nimi ka ütleb, toob selle eksami edukas läbimine sõdurid poole tee jagu seersandiks saamisele lähemale. Aga mis on üldse kahel Marta Raadio ajakirjanikul Merit Maaritsal ja Grete Palmistel sinna asja? Oktoobri alguses astusid kaitseväeteenistusse need kutsealused, kes peavad tsiviilelu 8 kuuks militaarelu vastu vahetama. Meie kogemus seoses kaitseväega on seni piirdunud vaid juttudega, mida on meile jaganud sõbrad või lähedased. Tegelikult ongi ju kaitseväe kohustuse täitmisel 2 poolt. Ajateenija ise ja tema pere, kes koju muljeid ootama jääb. Vahendame teile veidi teise pilgu läbi, milline keskkond noormehi ümbritseb. Olgugi, et saame aimu ainult kaduväiksest ajaperioodist. Kompanii ülem Lauri Tepp, olge hea, selgitage, mis siin praegu meie seljadega toimub? Toimub siis Kuperjanovi pataljoni noorema allohvitseride kursuse eksaminädal, mille käigus iga tulevane allohvitser teostab ühe praktilise juhtimissoorituse. Konkreetselt siin kohas on pooljao lahinglaskmised ning laskeoskustest. Pooljao lahinglaskmised kujutavad endast seda, et tulevane allohvitser peab juhtima 4-mehelist meeskonda lahingmoonaga rajal ning hävitama vastase siis õpitud tulde liikumist kasutades. Kui palju siin ajateenijaid täna on? Täna on siin 80, 3 päeva jooksul kokku käib siit läbi umbes 250. Ütlesite, et see on eksam. Mis siis pärast seda saab, kui nad selle edukalt läbinud on siin? Pärast seda õpingud jätkuvad ning tuleb veel hunnikuga eksameid, mis tipneb seersandirännakuga vahetult enne jõula. Nad saavad seersandiks? Need, kes edukalt kõik eksamid sooritavad ja jõuavad seersandirännaku finišisse, saavad auastme noorem seersant. Kellel see ebaõnnestub, need ei saa seda auastat. Nii et selles mõttes ei ole päris kindel, et kõik siit läbi saavad, et tuleb pingutada, tuleb vaeva näha, ennast tõestada? Absoluutselt. Varasemate aastate kogemus pealt on siin protsent, kes positiivselt eksami sooritavad üle 60 või alla 80. Mis te meile öelda saate, kuhu meie saame kaasa tulla, mida me näeme? Ja näete siis pooljao ehk 4-mehelise meeskonna lahinglaskmist reaalse lahingmoonaga, mille teemaks on tuli ja liikumine ehk siis vastase hävitamine tulemanöövriga. Sellel laagril siin või õppusel oli ka nimi. Ja õige, nimi on Poolel teel seersandiks, kuna see hetk praegu nende väljaõppes noorem allohvitseride kursuses ongi pool on läbitud, pool veel minna. Ma olen kuulnud ka sellist õppust nime nagu puudraakon, terastraakon. Kust need tulevad? Need on vist pataljoniti nagu erinevad. On see juhtide fantaasia? Ja õige, et kellele mis teema on südamelähedane, näiteks Scouts-pataljonis oli õppuste seeria, mis kandis nimesid norrakeelsed tuuled, Kungniir, Gleipniir. Meie kasutame eestikeelseid õppuste nimesid ja püüame leida siis sellise väljendi või nime, mis sobib iseloomustama vastavat harjutust kõige paremini. Mis siin täna kõige tähtsamad oskused on? Täpsus, kiirus? Agressiivsus ja tulistamine, mis on jalaväesõdurile 2, ma julgen arvata, tähtsaimat omadust. Agressiivsus selles mõttes, et ega nad ei saa päris niimoodi röökides relv käes joosta, et me nägime enne, kus nad siin viskasid maha, andsid endast märku, et see kõik oli ikkagi väga täpselt
paika pandud. Ja õige, agressiivsus mitte selles mõttes, et jookseme peal laiali karjudes nagu metsalised, vaid agressiivsus kiirete otsuste ja kiire ja initsiatiivika tegevuse läbi. Meil on võimalik laskusülesannet väga lähedalt näha, aga selleks tuleb esmalt selga ajada killuvest ja kiiver. Ega kiivri pähepanek polegi nii lihtne. Vaatan kiivrit ja mõtlen, et kuidas see mul üldse pähe peaks mahtuma, sest kiivri sees tundub ruumi olevat natuke liiga vähe. Aga pähe ta teiste jõu ja abiga saab. Kiivri raskus võtab pea korraks isegi nõtkuma. Sõdurid annavad meile proovimiseks ka lahkesti oma rakmed, mis kaaluvad ligi 20 kilo. Parapaur, mis on nelja? Ahaa, sellised neljapäeval. Ja nii Merit, need rakmed on, ma ütleks, nagu sama suured kui Merit ise. No on üsna raske. Kui palju see kaalub? Ligikaudu 20 kilo ma julgen eeldada, maksimaalselt. Kuti jaoks liiga lühike või? Vajub üle olla. Kas sa saad anda mingi lühid ülevaate, mis siin enam on mingi nimekiri? Siin rakmetes on siis muidugi meie automaadimoon, siis on vajadusel vihmaülikond, erinevad käepärased varustused erinevate ülesannete jaoks, nagu näiteks nöör, lint või siis labidas ja muidugi ka meie 24 tunni toit. Need on nii täisrakmed, kui veel olla saavad. No 15 kilomeetrit sellega ilmselt esimesel päeval ei kõnniks, peaks natukene pumpama kuskil musklid enne, kui selle asjaga läheb kuhugi. Proovi pikali visata. Pikali visata? Miks ma pikali visk? No kui sa pead jooksma praegu seal nagu metsa all. Püsti saad pärast või? No proovime. Üks põlv maha ja siis... Ja kuidagi... No, ka siis või? Niimoodi, jah? Mhm. Stardipositsiooni siis kättega kuidagi raske on ennast sirgeks. Ja nüüd püsti. Mõistagi ei anta meie kogenematutesse kätesse Rootsi automaati AK4. AK4 on raske relv. See kaalub 4,4 kilo, ning selle vinnastamiseks tuleb omada pikki ja tugevaid käsi. Täna tegelikult testitaksegi, kui pikad ja tugevad on sõdurite käed, sest selle relva käsitsemisest sõltub, kas nad läbivad edukalt eksami ja tõestavad, et neis on seersandi materjali. Kõrvatropid on? Ja on küll. On kõrvas ka juba? Ei, veel ei ole. Pange kõrva ära, see on lihtsam. Nii, tüdrelapsed, vaadake, ja tema selja taga olete kogu aeg, ei ole temast eeslikud ühelgi ajahetkel, kuulete tema sõna ja kuhugi põõsa vahel välja. Ja temaga koos liigute, püsite tema selja taga ja pärast tulete siia samma tagasi. Tegelikult on väga ilus hommik. Pohlad ja samblik on kaetud kristallse härmatisega ning õhk lõhnab missioonitunde ja männimetsa järele. Vaatame enda ümber ringi ja kuigi tegemist on ajateenijate jaoks väga tähtsa päevaga, ikkagi poolel teel seersandiks, siis paistab, et meie oleme ainsad, kes siin natuke närvis on. Muidugi, võib ka olla, et me ei oska sõdurite kamuflaažitud nägudes seda ärevust lihtsalt välja lugeda. Sina tulid siia 11 kuuks, eks ole, ja juulist saate, jah? Just nii. No relva hoidmine ilmselt ei ole sulle enam võõras või midagi sellist, mis paneks põlve värisema. Või kas see on kunagi olnud? No enne ajateenistust ei olnud kordagi relva hoidnud ega lasknud, seega oli midagi uut. Aga praegu on nähtud, et seda äkki nagu oma ihuliige juba. Ei ole ülemäära raske. Kas sa juba eksamiharjutuse tegid? Jah, ühe harjutuse juba olen teinud täna. Kuidas läks? Sain läbi. Kas oli kahtlust ka, et äkki ei lähe hästi või oled saanud piisavalt harjutada ja treenida?
oleme saanud piisavalt lasta küll, aga ma ei olnud 100% kindel, kas relv oli korrapäraselt nagu rihitud, et kas ta laseb täpselt nii, nagu on vaja. Aga peale esimest proovi laskmist oli näha, et laseb enam-vähem nii nagu peab. Kas see, et relv oleks õigesti rihitud, on sinu vastutus? Jah, see on mu enda vastutus pigem, et keegi rühma ülemates keegi sellega ei tegele otseselt, et kui relva saab mööda, siis sa oled ise süüdi. Ja ise kukud läbi selle tõttu ja ise pead oma relva tundma ja parandama nii palju kui vaja. No nii palju, kui me oleme siin paar tundi koha peal olnud, siis ettevalmistusalal on näha, et mehed räägivad juttu. Ei ole mingisugust dramaatikat või ärevust, on selline tavaline tundub teile. Kui sa nüüd lähed sinna oma 2 kaasvõitlejaga siin platsi peale eksamile, mis mõtted sul siis peast läbi käivad? Siis vist ei ole enam aega muule mõelda, vaid this is it, sul on teravmoon salves, sa pead olema keskendunud. No enam nagu nii mulje ka ei ole, et võib-olla see, et hirmse teravmoonaga võis äkki suvekuudel olla, kui esimesed korrad lasid, et siis nagu sa ei usaldanud oma kaasvõitlejad nii palju, et praegu nagu seda hirmu ei ole, et see mingit sõpru siin peaks kartma, et tead, kõik teevad oma asja korralikult ja keegi nagu jama kokku ei keera. Ei saaks öelda, mingi hirmu enam oleks üldse nagu laskmisega. Kuidas see harjutus on üles ehitatud? Me käisime teil kaasas, nägime, et andsite üksteisele selgelt märku, te olete valmis, te liikusite edasi ja sihtisite seal eespool siis kuskil 100 meetri kaugusel sihtmärke. Kuidas see harjutus on üles ehitatud? No see on selline tavapärane drill nii-öelda, et oled oma jaaga patrullis, liigud, järsku avatakse sinu pühte tuli. See tähendab kohest vastutuld ja vastase leidmist, avastamist nii-öelda. Ja olenevalt sellest, kui palju need vastased on, sa pead hakkama sinna talle peale liikuma ja läbi ründama teda, nii-öelda maha suruma. Seal ongi selline üks edasi liikumine, paar edasi liikumine. Ja see tähendab seda, et liigub üks mees ees, sina senikaga katad, ja ta jõuab kohale, tema katab sind, sina liigud niimoodi samm-sammult edasi, kuni oledki vastast läbi läinud, teda ära hävitanud. Ja see ongi see meeskonnatöö suur tähtsus, teineteise usaldamine ja koos tegutsemine, üksteisest märku andmine. Jah, et oma lahingupartnerit pead usaldama ja see on ka samas tähtis see suhtlus, et kui üks lahingupartner väga ei suhtle sinuga ja mingi oma asja seal teeb, et siis nagu sa oled ka kuidagi nii üksi seal. Et see ongi see meeskonnatöö, mis ikkagi nagu sellise ülesande puhul, mis siin meil on, nagu võidule viib. Et nagu üksi siin mitte midagi teha. Kas sa mäletad seda päeva, kui sa esimest korda Frenchi kinnine õppisid? Mis mõtted sul siis peas olid? Mäletan ikka, et see oli 5. juuli. Siis äkki läksime õhtus sööma esimest korda või? Ja vaatasin, kus see French selge istub ja päris nagu mugav asi on tehtud. Ei olegi nii hull, et täitsa okei riietus on see. Korra vaatasid peeglisse, siis tuli see tunne, et siin ma nüüd olen siis. Et järgmised 11 kuud, et tere tulemast. Ja need, kes su toas on, need saavad justkui sinu teiseks perekonnaks tegelikult ju. Jah, et isegi sa ei pea kaua seal. Meie näiteks olime kõigest 6 nädalat ühes toas. Ikkagi juba selle aega see on väga headeks sõpradeks. Aga jälle läks see 6 nädalat mööda, tulid jälle uued inimesed, jälle nendega sõbrad. Et ega siin sa sõbrunud hästi kiiresti inimestega, sest sa oled nendega kogu aeg koos, sul olegi muud valikut. Ja see üksteisega sõbraks saamine, see on ka nagu kaitsev hea asi, et sa leiadki siit hästi palju sõpru endale. Et kui seda mujalt ei leia, siis siit ka kindlasti leiad. Ma kujutan ette, et see, et te saad üksteisega hästi läbi, aitab keskkonnavahetusega harjuda ja sa lähed eemal oma tsiviilelust, oma perekonnast, sõpradest. Kuidas tulla toime nende hetkedega, kui võib-olla on motivatsioonikriis? Tuleb rääkida teistega, et teised on täpselt samas seisus, mis sina ju, et keegi ei ole siia tulnud niimoodi, et ma olen seda asja varem läbi teinud, mis iganes. Et kõik on täpselt samamoodi meil siin, täpselt samamoodi tund, kõik on võõrad, see on nagu harva, sa isegi tead kedagi, see on nagu välistatud. Kõik tuled sa samamoodi, räägid nendega oma murest, et lihtsalt tasu üksi jääda oma asjaga. Et kui sa tunnedki mingit rasket hetke, siis lihtsalt räägi, et see aitab, et ei tasu nagu nukrutsema jääda, et see aeg läheb lõpuks ikkagi mööda ja sa ei ole siin igavesti. Kujuta ette, tänapäeva sidevahendid aitavad ka nii palju ju suhelda ja teil on ju võimalik ka internetis käia mingil ajal. Jah, et see aeg on küll võrdlemisi piiratud, aga muidugi aitavad, et ei ole nii nagu kindlasti varasemalt, et sa oledki siin täiesti üks, et ikka õhtu saad vanematega rääkida, nädalavahetused inimesed külla sul tulla, et see nagu kindlasti aitab kaasa mõnel, kellel on hästi suured kohanemisraskused. Aga sidevahendid ikka, miks mitte? Kui õhtuks aega antakse selle jaoks, siis saab ka rääkida teiste sõpradega, kes on varem käinud, nendelt soovitusi ja mida teha, kuidas olla ja nii edasi.
küsisime enne kompanii ülevalt, et mis on need kõige tähtsamad omadused, mis täna ajateenijatel määravad, et need õnnestuksid. Kas sa oskad öelda neid? See äkki enesekindlus, näiteks laskmise puhul on see äkki enesekindlus, et sa äkki kahtleme endas. Et ma ei tea, ma tahaksin hakkama, üldse ei saa hakkama. Mis siin veel on, see äkki keegi meeldib öelda, see on huumor. Kaitseväes on huumorit on vaja ja ilma selleta nagu sul võib üliraske hetk olla mingi öös, hästi külm on ja hästi nagu ei meeldi mitte midagi sulle. Aga siis nagu teed mingi väikse nalja ja siis on see, mis seal ikka, et ja juba järske ongi asi läbi. Tegelikult see huumor aitab alati siin, et seda peaks kindlasti nagu olema. Ja üldse see positiivne ellusuhtumine aitab siin, et negatiivsusega väga kaugele ei lähe. Öeldakse, et see on raske ja nii edasi, aga samas, aga mine muidugi tee ära, et siis sa oled ka ikka üks õige Eesti mees, sa oled vähemalt ära teinud. Et pigem nagu see ongi motiveeriv asi, et kõik ütlevadki, et sa ei ole mingi Eesti mees, kui sa ei ole kaitseväes käinud ja sama, et mingi suvalisse seltskonda satud, siis kellegi kogemata mingi ma mingi sõjaväes tegin, ma käisin ka ja siis kohe nagu seda jututeemat on mingi reaalselt mingi 3-4 tundi kohe mida rääkida. Kui sa mujale nagu jutule ei saa, siis selle teema kas alati jutuda ja sõpru leidnud. Ja siis hakkabki pihta. Meil kästakse iga hinna eest hoida laiaalgse kollase vestiga juhendaja selja taha. Üks juhendaja, 3 sõdurit, 2 ajakirjanikku. Vahetult enne teele minekut kuulmekanalisse pistetud erkoranžid kõrvatropid on jõudnud nüüd paisuda ja samal hetkel astub ümbritsev maailm meist justkui sammu eemale. Võimust võtab kergelt häirib üksindus, mida saadab ainult omaenda südame pekslemine. Isiklikud mõtted muutuvad järsku jõle häälekaks. Tekib isegi miskine sisemine konflikt, et mina, kes ma pidin ainult vaatleja olema, olen nüüd ise mängu tõmmatud. Minulgi on missioon. Iga hetk seisan minagi silmitsi tundmatu ohuga, minulgi tuleb reageerida ja minulegi loodavad mu kaasvõitlejad. Katta kuulmine kaitseprillid ette! Lae ja pane valmis! Kohe saab pauku. Üks süls lendas. Lööklaiad käivad kehast läbi ka. Tunned, jah? Need ülesanneid tulevad lihtne, sellised märke tuleb kogu aeg uuesti välja ja meduusa efekt ühe peale ikka maha tuleb asemel. Liikusime väljakult metsa vahele. Vaata sinna suunas. Liigun edasi. Nii olla. Võtta ralli peale. Kumberg, ralli! Ikka peesse! Pidamine ees! Liigun! Viimane!
ega me täpselt aru ei saa, mis hetkel harjutus läbi on, aga kui 3 ajateenijat ja nende kollases vestis juhendaja tihedasse võssa kaovad, tuleb meil ainiti neile järgneda. Selline on ju käsk. Püsida ärkkollase selja taga ja ainult tema taga. Aga probleem on, et iga sammuga kaob seesamune kollane vest aina sügavamale võssa ja hinge täidab tasa isegi väike paanika. Oksad peksavad halastamatult vastu nägu ja küünklik maapind võtab aina hoogu maha. Kollase vesti silmaspidamises saab kõige tähtsam ülesanne, isegi omaette missioon. Nii, siia joonele, suunage sinna. Ja sina ka seal. Salv eralda relvast ja arv kontrolliks täit. Nii, kui siia poole näoga. Ehk siis, kirjutage ise, kuidas läks. See tuli ja liikumine ise oli just enam-vähem, aga lõpus see ettekanne, see läks kuidagi mehisesse. Ja see ärarullimine sealt ka võib-olla oli natukene. Ühesõnaga meeldega. Ei. Veidral kombel ei kohuta meid kuidagi eemalt ja ka mitte need paari meetri kauguselt kostuvad lasud. Püssiroo hõngust ei lase me end samuti häirida. Samas peame hoolikalt silmas neid kuumi hülse, mis ootamatult igasse suunda lendavad ja meie roosasid põski kriimustada ohustavad. Püssipaukudes tekkivad lööklained ajavad südamelt õõnsaks, aga see ainult lisab meie kogemusele autentsust. Rindereportrid Merit ja Grete seisavad siin metsaveerel, praegu kohe on algamas pooljau, tuli ja liigu kuivtreening. Jao ülem annab käsklusi ja vastavalt siis valmisolekule liigutakse edasi kogu aeg. Jao ülem jagab praegu käsklusi, sõdurid kuulavad. Ma ei ütleks, et kõigi näos oleks ülim kindlustunne. Kui me ennem nägime, siis vajalikul hetkel tekib see enesekindlus ja ei teki kahtlusi selles, mida tegema peab. Loomulikult mõnikord võib-olla salv ei lähe täiesti õigesti paika ja tuleb seda rohkem sättida ja võtab aega, et koos pooljaoga edasi liikuda. Aga üldiselt jah, eks me kohe kuuleme, kui nad stardivad ja püüame siis kirjeldada. Ja muidugi taustal siis teine grupp on siis laskmise punktis, et siin käib siis roteeruvalt need grupid, kes teeb kuivtrenni, kes sooritab eksamit. Veidral kombel see pidev laskmine ei ole nagu heidutanud siin olemist. Ja selle karjub ära. See tundub nagu loomulik mingi aja pärast. Tundub, et sõdurid lähevad praegu esimestele positsioonidele. Nendega on ka kaasas siis Helkur-vestis juhendaja, kes jälgib nende tegevust ja annab neile ka siis juhised näiteks sellest, kui olukord muutub. Ja panime ennem tähele, et noomib ka, kui vaja. Teie käsu peale käivad nüüd kõik asjad, jah? Nüüd ära enam minu käest midagi küsida. Salved alla. Salved alla. Salved alla.
laadida. Vastase laik paar 12. Kontakt. Kontakt sai. 50! Vastane 50. Otse ees! Otse ees! Otse ees! Vastas laik paar! Vastas laik paar! Tähe! Mina! Võtab juhtimise üle! Sain! Jagu! Bravo! Vastas laik paar! vastased on siis popp-märklauad, millel on mehe siluett, mis siis peaks tekitama võimalikult reaalse tunde vaenlasest. Ma ei tea, kas tekitab. Meist kuskil paarikümne meetri kaugusel on sõdurid kõhuli ja tulistavad järgemööda. Siin metsal praegu on neil ikkagi paukmoon. Edasi läks! Edasi läks! Katan! Salv! Liigun! Kuhu sa liigud, kui ma ei saa katta sind? Võt kaaslaga! Katan! Ühtegi liikumist ei toimu ilma, et annaks jao ülemale sellest teada üksteisele ka. Natukene hakkasime juba mõistma ka nende seda koodisüsteemi. Aga siis, kui ametlikest terminitest rääkida, siis see on dubleerimine ehk et antakse üksteisele kogu aeg tagasisidet selle sama sõnaga, et oleks tagatud see, et kõik kuulsid ja kõik teavad, mis nad tegema peavad. Katan! Nii. Hävitab vastase! Dubleerimine on eelkõige vajalik just seepärast, et see müra tase on siin nii kõrge, et muul moel lihtsalt ei kuuleks üksteist. Vastane eemaldub! Ja lased teid nüüd sealt sügavusest edasi. Jagu! Jagu! Üksi! Üksi! Edasi läks! Edasi läks! Liigun! Liigun! Ega see maa ei ole siin siled, ta ei ole ka ülemäära künklik, aga eks siin väiksed sellised samblamättad on, aga väga osavad liigutakse. Ma ei ole näinud, et keegi koperdaks. Ma enne kui mõtlesin, et minul juba tõmbas oma selle vesti ja kiivriga hinge kinni läbi selle sambliku ja uste läbi tuhlamisega. Ma ei hooma tegelikult, kui raske see tegelikult on. Liigun! Liigun! Katan! Katan! Vahepeal jagu on natuke hardnenud ja mulle tundub, et on see koht, kus siis juhendaja on andnud käskluse eemaldamiseks. Stsenaariumi järgi siis vastane tulistab nüüd tagasi ja see tähendab eemaldamist. See tähendab, et siis samamoodi nagu mindi ükshaaval joostes, nüüd tuleks see tagasi ja antakse üksteisele märku, liigun.
Katan! Nii, ja ülem vastane on ebatulnud rohkem, ei lase juba tükk aega, ei ole lastud sind. Mis sa võiksid teha nüüd? Jagu! Tuli! Vaata ja lase! Vaata ja lase! Liigul! Katan! Tegelikult võiks võib-olla rääkida nagu välimusest ka, et see ühe puu vahel vilksus meil väga uhke võrguga, kiiver oli kaotatud väga uhke võrguga lausa nagu lakk lehvis seal. Aga tõesti, et ükski sõduri kamo või siis kamoflaaž ei ole identne. Eks igaüks ise siis vastutab, mis ta siin, kuidas ta oma kiivri katab. Sellest kamo tõhususest saab ka rääkida, et mina näiteks ei suuda tuvastada, kus nad seal praegu on. Liikumise ajal tõesti näeb, aga üldiselt kui nad lamavad, siis mina ei näe kohe ära, nagu kus nad on. Katan! Liigun! Nägid, kus see lendas? Ja hülsid lendavad parimal juhul tõesti 5, 6, 7 meetri kaugusele. Et tegelikult on turvalisem olla lähemal. Et meil kui rindereporteritel on turvalisem olla lähemal kui kaugem. Harjutus kestab veel. Läks! Ja sõdurid on tagasi enam-vähem algpositsioonidel ja ka nüüd võetakse ringkaitse. Mis tähendab, et see pooljagu, eks iga sõdur on eri suunas. Võta see suun. Nüüd me näeme metsa vahelt kerkib kollast suitsu. Minu juurde. Tossu on siin palju olnud. Jah, aga mitte nii tugevat, et see oli tõesti sinepikollane suitsupill. Paari meetri kõrgune, nüüd on juba ära hajunud. Siis suure tõenäosusega oli see granaadi imiteerimine. Praegu kogunetakse, aga ilmekas oli ühe sõduri reaktsioon, kui ta toetas puu najale. Sain aru, et ajutasin läbi ja siis ta hingas välja. Tegelikult samal ajal, kui siin tehti kõva tööd, siis meie selja taga on natukene siuke vabam olemine. Vabam olemine, jah. Nüüd on lubatud juttu ajada, rakmed seljast võtta hetkeks. Maik 4-9, siin Maik 4-2, kuulda. Nii, olukord seis, tulge kogunege kiirelt siia. Seis. Ja võtke nad peale joonele ja liitvärki poolata. Ja talvesid rohkem alla pane. Lahkume metsast kahetiste mõtetega. Mina oleksin ehk tahtnud veidi enam mullaseks saada. Teisalt jällegi ei köitnud see maailm mind niivõrd, et tahaksin lausa 11 kuuks teksad laiguliste pükste vastu vahetada. Kas mõnest tunnist metsas piisab selleks, et anda ajateenijate peredele edasi tervitus ja ülevaade sellest, kuidas noortel sõduritel läheb? Vastus on, et jah ja ei. Tervitada tasub ju igal juhul. Eriti nüüd, kui sõdurid igal järgneval hommikul telgist väljudes üha külmemat metsa tervitama peavad. Ülevaadet andes saame muidugi öelda seda, et ajateenijad saavad kõva füüsilise trenni. Aga me tahame rääkida ka ühest vähem räägitud poolest. See on vaimutrenn. Nägime, et sõdur ei pea täpne olema mitte ainult relvaga sihtides. Tema sihik peab paigas olema ka suheldes. Niisiis jätame seekord kõrvale süvenenud arutelu vajavad teemad nagu patsifism või ärevad olud maailma eri paigus. Need teemad lihtsalt ei jõudnud meie lukku ja tunnistame, selle võrra on ülevaade vähemate tahkudega. Aga julgeme kinnitada, et kaitseväes õpetatakse rohkemat kui ainult sõduriks olemist. Lisaks enesekindlusele
distsipliinile ja uutele oskustele nagu relva käsitsemine või metsas ellujäämine, võtavad mai lõpus Kuperjanovi pataljoni väravate vahelt väljuvad mehed loodetavasti kaasa mõistmise, et vähemalt tsiviilelus piisab konfliktide lahendamiseks ka sellest vaimsest musklist ehk heast suhtlusoskusest. Mina olen Grete Palmiste. Ja mina olen Merit Maarits. Tänane Päevalüliti lõpetab. Soovime teile ikka kena päeva jätku. Saade on korduses juba pärast kella 5 uudiseid. Kohtumiseni. Päevalüliti. Lülitume teemasse.